meie vaimse tervise maratoni 3. nädal saab nüüd läbi ja selle teemaks oli toitumine. Ja üleskutse oli kutsuda kedagi kaasa endaga sööma. Võib-olla keegi tunneb ennast praegu üksi ja rõõmustaks seltskonna üle. Ma räägin sulle ühe väga toreda loo. Nimelt kunagi ammu elanud üks vanaeideke. Ja tema unistas ainult sellest, et tal oleks kodus mida süüa, millega oma ahju kütta ja et tal oleks seltskonda. Vanaeideke elas täiesti üksi ja naabritel ei olnud ka aega tema jaoks. Kõigil olid pered ja lapsed. Kõige rohkem meeldisid vanaeidekesele aga need päevad, kui tema astus oma aeda ja tundis lillede magusad lõhna. Aga see lõhn ei tulnud mitte tema aiast, vaid see tuli ühest suure mõisaaiast. Küll elavad seal õnnelikud inimesed, mõtles vanaeideke. Ja ükskord, siis kui vanaeideke keetis omale kaeraputru õhtusöögiks, ikka ilma piima ja võita, see vanaeideke oli vaene, siis mõtles ta, et ma ei taha enam üksi süüa. No kaua võib? Ja ta pani natukene kaeraputru endale, jättis laua peale ja veel pani natuke kaeraputru teise taldriku sisse. Viis selle õue ja hüüdis. Ae, kas siin on keegi? Tule sööma. See on sulle. Oled tere tulnud. Ja ta jättis taldriku maha. Ise aga läks koju, sõi oma putru ja pärast läks magama. Järgmisel päeval, siis kui vanaeideke tegi tööd oma aias, siis tuli üks naaber tema juurde, tõi talle natukene kaera ja ütles talle, kas kuulsid uudist või? Kas kuulsid uudist, et meie mõisa vana omanik suri? Ja nüüd tuli hoopiski tema vennapoeg uueks mõisa omanikuks. Aga see noormees, ta ei hooli üldse vanadest kommetest ja tavadest. Ja kohe keelas kõik vanad kombed ära. Vanasti jättis mõisarahvas kogu aeg natukene toitumisele ülejäänud õue. Ikka, et koduõnn saaks süüa, et koduõnn püsiks kodus. Aga see noormees, see uus omanik, kohe keelas selle traditsiooni ära. Ütles, et vanade inimeste asi. Ja, vaat, räägitakse, et tema peletab ka koduõnne nüüd ära. Vaat nii. Aga nüüd on mul kiire, et pere ja lapsed, mul ei ole üldse sinna aega sinuga labiseda. Ja see naaber läks edasi. Vanaeideke võttis kaera ja rõõmustas, et õhtul saab ta jälle süüa kaeraputru. Nii et õhtul keetis ta natukene kaeraputru ja siis mõtles ta, et ei taha üksi süüa. Nii väga tahaks seltskonda. Ja ta pani natukene kaeraputru endale oma taldriku sisse, jättis see lauale. Ja natuke kaeraputru pani teisel taldriku sisse, läks õue ja hüüdis. Ae, kas siin on keegi? Tule sööma, see on sulle. Oled tere tulnud. Ja jättis taldriku maha. Aga siis, kui vanaeideke tahtis juba tuppa minna, siis märkas ta, et midagi justkui virvendas ja sädeles korraks tema ukse lävel ja kadus tuppa. Vanaeideke läks majja, läks oma tuppa ja siis ta tundis suppilõhna. Aga Taimo ei ole juba mitu nädalat suppi söönud ja see lõhn tuli tema enese potist ja see pott oli juba mitu nädalat tühi olnud. Ja naine nägi, et selle poti sees pulbitseb nüüd rammus seenesupp. Aga ahjus, soojaks köetud ahjus olid pirukad, värsked pirukad. Vanaeideke oli nii õnnelik. Sõi ja pärast tänas. Aitäh sulle, kes iganes sa oled. Aitäh sulle, et sa tulid mulle seltskonnaks ja hoolitsed minu eest. Mina hakkan nüüd alati sind kaasa minuga sööma kutsuma. Ja nii oligi, et vanaeideke sõi ja läks magama. Järgmisel hommikul ärkas ta selle peale, et ta tundis ühte väga imeliku lõhna. See vanaeideke oli juba ammu tundnud peekoni lõhna ja praetud peekoni lõhna. Ja munaroog oli ka valmis. Vanaeideke oli nii õnnelik ja kui ta läks õue, siis tundis ta magusad lillede lõhna. Aga seekord ei tulnud see lillede lõhn. Ei,
mitte vana mõisaaiast, kus räägitakse, et üleöö närtsisid kõik lilled ära. Nüüd tuli see lillede lõhn ikka tema enda aiast, sest igal pool vohasid ja kasvasid ilusad suured lilled. Ja vana Heideke sai aru, et koduõnn tuli talle nüüd külaliseks. Jääb ja jääb. Nii et ma soovin, et sa mõtleksid ka nende peale, kes võiksid olla praegu üksi ja kes väga vajavad seltskonda, julgustust, lohutust. Mine nendega koos sööma. Ja ma soovin, et koduõnn oleks alati sinuga koos. Ka siis, kui sina ise pead üksi sööma. Et koduõnn oleks sinuga koos.